Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist taaskordset õppimisneljapäeva. Meil on taaskordselt külas meie armas särav Anu Tähemaa ja täna tegelikult väga heal põhjusel. Me eelmine kord, kui me Anuga rääkisime siin grupis, siis juba tuli korraks üles see teema, testgruppide teema. Ja täna me kutsusime siis Anu rääkima täpsemalt sellest, kuidas siis päriselt testgrupi abil oma kursust luua. Kogu see teekond, mille tema on siis läbi käinud sellest, et kuidas teha testgruppe nii sisule kui ka siis tegelikult pakkumise loomisele. Ja kes veel Anu ei tea, siis Anu on selles suhtes imeline inimene, sest et ta on põhimõtteliselt üle 30 aasta tegelenud sellega erinevates muidugi rollides, et saada inimestelt paremini nende hääli välja. Ta on olnud nii juht, dirigent, kõneleja ja nüüd ka koolitaja ja metoodik, kes aitab just inimestel märgata ja välja tuua nende häält sellisel viisil, et see ka kõlaks teistele väga hästi. Nii et see on minu meelest nagu üks asjadest, mida koolitajana meil on kõigil mingil hetkel vaja, olgu see siis kas laulmisega või päriselt nagu kõne õppimisega, aga see lisategevus, et kuidas oma häält paremini välja saada, võib anda nii palju juurde sellele, kuidas vastuvõtja seda vastu võtab. Nii. Tere hommikust minu poolt juhtub kõikidele koolitajatele, et lihtsalt ei pääse ekraanile, võid küll väga särav olla, aga kui host on mutinud sinu igatepidi, siis saab olla ka selliseid algusi. Tere ka minu poolt kõigile. Tere neljapäeva ja aitäh sulle, Sigrid, selle kutse eest. Ilus sissejuhatus. Aplaus. Nii, aga Anu, hakkame otsast pihta. Sellest otsast. Et räägime, võib-olla esimene küsimus, mis ma tegelikult tahaksingi küsida, oligi see, et mis oli üldse see arusaam, sest et ma tean, et väga paljudel inimestel on veits tõrge sellele, et mis mõttes ma hakkan veel mingisugust testgruppi tegema. Mis oli sinu jaoks see koht, kus sa said aru, et okei, ma nüüd saan aru, et mul tuleks tegelikult see testgrupp ikkagi teha? Vaata, see nüüd kõlab küll väga kenasti, et justkui nagu ma ise oleks aru saanud, et mul tuleks testgrupp teha. Tegelikult ma sain Marika Juusust täiesti valesti aru. Tegelikult oli niimoodi, et tema rääkis küll, et testgrupis tuleb kõik informatsiooni küsida ja siis ma küsisin informatsiooni ja kõik on hästi. Ja siis tema ei saanudki aru, kuidas mina sellest aru sain ja mina sain aru, et ma teengi testgruppi ja testgrupiga hakkan koos liikuma. Ja see, et Marika teistpidi midagi mõtles, see tuli alles hiljem välja ja jumal tänatud, vahest lähevad koba peale asjad väga õigesti. Ja mul tõesti, ma hakkasin nagu traditsiooniline koolitaja, et on nagu elu jooksul on üht-teist juba kogetud ja nüüd aga teeme kursuse valmis ja mis ma kogu aeg räägin sama juttu, paneme kokku algajate kursuse, ta-ta-ta-ta-ta. Ja siis, kui ma olin kokku pannud selle testgrupi ja ma olin nendega esimesel kohtumisel ja ma lõpmatult tänulik olen neile siiamaani, et see üldse juhtuda sai, siis ma sain aru, et ma olen täiesti mööda pannud. See, mida mina arvan, mida sihtgrupp arvab, mida nad mulle ka kirjutasid, siis reaalsuses olid asjad ikkagi teistmoodi. Ja see kursus sai sellest esialgsest keskpärasest, mida ilmselt on juba internet täis küll ja veel, sai ikka väga hea asi ja ainult tänu sellele, et ma võtsin selle julguse või sain valesti aru ja teha see sihtgrupp. Nii et see oli meeletult äge kogemus. Kui suur see testgrupp üldse peaks olema, et saada adekvaatset infot sealt tagasisidelt?
Meil läks siis nii, et me kõigepealt tegime suure niisuguse nagu kampaania, kus me küsisime ja tahtsime saada väga kindlalt sihtgruppi, kes on algaja, kes ei julge veel üldse sõna võtta, kes tahab küsida küsimusi, aga tal läheb suu vett täis, kui ta peaks koosolekul sõna võtma. Kui ta ei ole veel kusagil väga esinenud, kui ta alles mõtleb selle peale, et võib-olla ükskord, ühesõnaga meil oli hästi palju kriteeriumeid ja saatsime selle kirja laiali ja meile tuli umbes kuskil 170 ringis neid vastuseid, kes kõik tahtsid olla testgrupis ja me panime sinna juurde, et ikkagi nagu kuu aega pead olema sellega seotud ja siis sa hoiad ennast selle teema juures, sa annad tagasiside nii siis, kui me kokku saame, kui ka kirjalikult. Ühesõnaga, seda oli päris palju ja ikkagi tahtsid inimesed ja lõpuks me valisime välja 26 inimest, kellega siis selle rongisõidu tehtud saime. Kuidas sa selle valiku tegid, sest et 170 inimest on päris palju, mida hakata sorteerima üldse, et siis teha mingisugune kindlam valik? No mul õnneks on assistendid, kes väga hästi valdavad AI-d. Lisaks sellele meil oli tarvis inimesi, kes mind väga hästi ei tunne. Ja siis läbi selle mõnusa sünteesi me leidsime need nimed, kellega võiksime edasi töötada. Ja nii see siis läks, et see valik oli tõesti mingitele, me pidime sisestama väga kindlad kriteeriumid, kes, kuidas, kogemus, arvamus, kohusetundlikkus, mis seal olid, erinevad asjad olid, et ikkagi natuke vaatasime ka, kellega me tööle hakkame ja valik sai tehtud väga hästi. Okei, nii, meil on nüüd see testgrupi suurus, meil on nüüd inimesed seal grupis, aga nagu ma aru saan, see testgrupp siis oli põhimõtteliselt niimoodi, et sa tegidki nagu justkui testkoolituse, mida nad siis pidid järgima või oli see kuidagi teistmoodi üles ehitatud, et kuidas see kõik nagu üles ehitatud oli ja kuidas sa seda infot sealt neid tagasi said? Kõigepealt ma tegin ära selle esimese mooduli ja isegi vaatamata sellele, mida nad olid siis, millest nad olid huvitatud, hakkasin seda moodulit omast arust nüüd looma. Lõin esimese kondikava, lõin teisele, mul oli 4 moodulit kokku, igas moodulis nagu olid teatud teemad. Ja siis ma lõin selle esimese ära ja pärast esimest kohtumist sain aru, et kogu kursus tuleb praktiliselt ümber teha. See ei toimi, mida ma välja olin pakkunud, isegi kogu selle info põhjal. Ja siis tegimegi nii, et alguses ma arvasin, et okei, ma teen tund aega info sisestamist ja harjutusi ja nii edasi. Ja siis nad vaatavad selle läbi ja siis annavad mulle vastuseid, kuidas selline formaat oli plaan ainult, et tulebki video ja sellega ma pead ise hakkama saama, aga asi hakkas kõvasti arenema. Tahtsin teha väga odavat toodet, ei tulnud väga odav välja, aga tuli väga väärtuslik. Nii et kui ma tegin selle esimese korra ära, siis inimesega kohtudes sain ma täpselt aru, kui palju nad jõudsid, mis neid puudutas, mis oli kasulik, missugune oli reaalne tulemus, et nad tegid nagu läbi, nad panid mulle ka kirja, mitu tundi nädalas nad selle peale kulutasid, mis saigi nagu väga saatuslikuks, sest nüüd ma tean, et esimese mooduli läbimiseks läheb inimesel 2 nädalat. Mina arvestasin nädala. Ja see 2 nädalat, ega ükski hea asi ei saa alguse sellest, et me ainult ühe korra kuuleme, siis on tehtud. Me räägime avaliku esinemise puhul harjumustest, mõtteviisist. See on kõik see, millega sa hakkad vaikselt peale, see suur töö töötab sinu enda sees. Kui sa ei tee neid samme läbi, kui sa ei harjuta, kui sa ei ole nende harjutuste järgi, kui sa ei tee analüüsi, siis sellel ei ole suurt mõtet, sest lõpuks ikkagi sa oled keegi, kes näitleb seal lava peal ja ei ole sina ise. Mina väga tahan, et kõik, kes minu käe alt läbi käivad, jõuaksid võimalikult enda sisse ja sellega ei saa nii kiiresti. Nii et moodul läks ajaliselt pikemaks, siis järgmine moodul tuli juba sellest, mis ma esimene kord jõudsin teha, tegin ette, siis tulevad vastukajad, et kuule, et niimoodi on hästi keeruline, et harjutusi on raske leida, meil on vaja ka kirjalikke materjale, meil on tarvis nii, et need videod oleksid lühemad ja iga kord nagu samm-sammult, kuidas neid üles panna, kuhu, nii et need oleks lihtne kätte saada nii telefonist, et mina saaksin omalt poolt teha testgrupi elu võimalikult lihtsaks ja neil oleks võimalik kas bussipeatuses või kuskil võtta see ette ja käia läbi, mõelda ja rakendada oma aega nii, et see ei võtaks neilt nagu mingit lisaaega kuskil arvuti ees istumisest, sest palju on jälgimist, palju on enda mõttes töötamist, palju on nagu situatsiooni koomikaid, mida nad peavad järgima, et seal kursus on hästi palju harjutusi ja on teooria osa, nii et see teooria käib harjutusega koos ja testgrupp pidi iga nädalal tõesti need asjad ära tegema, siis nad annavad mulle tagasiside,
kirjalikult ja suuliselt, mis oli esialgu neile hästi raske, sest nad kõik pidasid ennast väga-väga algajateks ja noh, ma olin suht valmis, et ega mul seal ekraani taga kedagi pole, kuigi me panime ja ekraanid lahti ja kus võtab sõna. No alguses oli natukene rabe, aga mida kord edasi, seda paremaks läks ja varsti mul nagu tekkis tunne, et noh, et siin tund aega nendega olla on juba vähe, ma peaks panema pikema aja. Ja sellest tekkiski mõte, et see kursus mitte ei saa olema ainult do it yourself formaadis, vaid et ma saan kõrvale teha ka selle koosõppe variandi. Et nendele, kes tahavad tagasisidet saada, need, kes tahavad asju läbi teha. Nii et kogu see kursus ikkagi sai loodud ainult nende inimestega, mis tõttu läks nii palju pahna välja, mis ei olnud üldse sellele sihtgrupile oluline ja lõppude lõpuks tuli välja toode, mille saavad ette võtta kõik need, kes on päris oma tee alguses, aga ka need, kes mingil hetkel omaga kas vahetavad oma valdkonda ja peavad tulema tagasi algusesse, et uuesti läbi mõelda, miks ma seda teen. Väga äge. Ja siin on üks küsimus koolitajana, teades juba, et tasulistel kursustel on raske hoida neid lõpuni lõpuni koos, et see on nagu alati see, et kuidas me saame seda pühendumust. Kuidas teil olid tehtud testgrupiga need kokkulepped? Ja ma olen näinud erinevaid versioone. On versioone, kus tegelikult testgrupp on, et see esimene koolitus, mida justkui ka tehakse nagu testkoolitusena, on lihtsalt odavama hinnaga nendele osalejatele. Siis olen näinud versioone, kus nad ongi seal tasuta ja võib-olla vahepeal on isegi versioone, kus neile makstakse. Et see oleneb, eks ju, tõenäoliselt sellest, mis on see panus, mida nad sinna sisse peavad panema. Et kuidas teil selle kokkuleppe tegite, et nad päriselt võtaksid ka selle aja ja pühenduksid ja vaataksid ja õigel ajal ka, sest et olgem ausad, see ei ole nagu selline asi, et üks teeb selle esimese mooduli nädal ja siis teine jõuab alles 3 nädala pärast, eks ju, sinna samasse kohta, et anda tagasiside, et mis te seal tegite? Ja eks need kokkulepped ongi hästi olulised ja ma arvan, et ma ise panin ka puusse või ei olnud piisavalt selge. Minu õnneks protsent, kes kõik mulle kirjalikke tagasisideid andnud, oli päris kõrge. Et kuskil jäi 20 ja 26 vahele, et see on väga hea ja kohale tulemised samamoodi. Ja vot siit tekkiski nüüd segadus. Minu lubadus oli, et kui te käite kõik need moodulid läbi, annate mulle tagasisidet nii kirjalikult kui suuliselt, siis te saate kingituseks selle kursuse, mis on juba valmis, mis on kujundatud, mis on nii edasi, et selle kursuse hind saab olema 147 €, et siis selle te saate nagu viimistletud kujul omale uuesti ja saate uuesti läbi käia. Aga me hakkasime otsima, mul ei ole tegelikult nagu päris kuskil mustvalgelt kirjas, see võib-olla on kuskil sees nendes videotes, kui me rääkisime, et kuidas see nüüd täpselt on ja lõpuks me tegime niimoodi, et vaatasime lihtsalt kuvari pilte, kes on nagu käinud kohal, aga tead, mõni tuleb natukene hiljem, kui sa selle pildi teed, eks. Ja siis ei ole ju ka kedagi, kes märgib neid puudeid, nii et see tuleb endale teha väga-väga selgeks, et inimestele liiga ei teeks ja lõpuks me lahendasime niimoodi, et kellel on kõik korrad nagu kohal käidud ja kellel on tagasisidet antud õigel ajal, et siis nemad said selle kursuse ja teistega praegult jäi nagu nii, et ma pean nüüd uuesti nendega suhtlema hakkama, et mida me teeme, kuidas me lahendame selle asja. Sest ühest küljest jah, et koolitaja peab olema hästi-hästi kindel selles, aga mul ei olnud mustvalget dokumenti. Minu mõte oli niimoodi, kas ma tegin selle selgeks, kas see tuli välja, võtta nüüd tagantjärgi kinni. Et need asjad tuleb teha omavahel väga-väga selgelt kindlaks, aga kui sa oled alles selles loomisprotsessis, sul on nii palju muid asju, et selles mõttes oligi täna väga hea tulla siia ja rääkida oma ämbritest ja ma kindlasti ei taha mitte kellelegi liiga teha, nii et kui armas testgrupp, kui kellelgi on kuskil midagi, et ma omast arust olin kõik väga hästi on tehtud, on ju, ja siis palun võtke mu ühendust, et ma olen väga tänulik igale ühele, kes selle töö ära tegi. Ja see ei ole veel kõik, sest nüüd me jõuame siia selle soovituse juurde, mida Marika Juuso mulle soovitas. Tema ei soovitanud mul sisulist testgruppi teha, tema soovitas mul teha selle, kes on nii-öelda pakendi sihtgrupp. Ja selleks me tegime nüüd uued kokkulepped. Ma võtsin taaskord inimesed, keda ma ei tunne, kes ei ole minu infoväljas, sest mul oli vaja, et see kursus müüb ka inimestele, kes mind juba ei tea mingist keskkonnast. Kas ei ole kokku saanud või ei ole kursusel käinud. Ja siis me panime selleks testgrupi hinnaks 27 €. Ehk siis selleks hetkeks, kui kursus oli niimoodi valmis, et nad hakkavad läbi töötama neid süsteeme, kuidas kursust osta, mis sealt tuleb, kas kõik need kirjad edasi-tagasi on korrektsed, kas need formaadid on korrektsed, kas nad pääsevad ligi ja sinna me valisime, minu meelest oli 10 inimest.
ja siis seal tekkis nüüd see, et kuna ka oli palju nokerdamist, siis osad inimesed jäid sutsukene hiljemaks, aga noh, me ei saa ju panna kellelegi kiirel perioodil mingisuguseid kohustusi. Ma olin väga tänulik, et nad selle läbi tegid ja enamus neist ikkagi lõpus jõudis ka selleni, et nad selle kursuse soetasid. Neil on see olemas, lihtsalt nende aeg jäi lühemaks kui see planeeritud 2 nädalat alguses ja siis teine moodul 2 nädalat ja nädal. Nii et sellega me saime kindlalt teada, et kuu on kindlasti lühikene, et 6 nädalat on miinimum, aga kes ostab endale selle do it yourself'i, nendel loomulikult on siis pikem võimalus seda lõpuni viia, aga need, kes tahavad tulla koosõppe formaati, nendega ma siis olen 6 nädalat koos. Nii et see kogu aeg mudis ja ennast ühtepidi ja teistpidi, see kogu see kursus nii sisulises mõttes kui ka selles tehnilises mõttes ja ma siinkohal ei saa ütlemata jätta aitäh sulle, Diana, et sa liitusid meie toreda naiskonnaga ja siin suured tänud nii Kirsikesele, Jaanikale kui Triinule, kes nagu nugisid ja Silja, kes kujundas ja siis Moonika, kes tegi meediat. Ühesõnaga meeletu meeskond on olnud ja mis te nüüd siis arvate, et see kõik oligi nii lihtne, nagu Marika Juuso lubas, et tule aga kursusele, teeme ilusa häälega, teeme kõik kursuse valmis, see kõik on ju imelihtne, me anname teile kõik teada. Siis ma mõtlesin nagu tore, Marika Juuso, no nii elusti rääkis mu ära. Kui mul ei oleks ümber seda meeskonda, siis see kursus poleks täna veel väljas. Nii et aitäh kõigile. Väga äge, kui pikk see kogu protsess siis oli selle testgrupiga, et sa ütlesid, et sul oligi siis nii-öelda see kogemata sisu testgrupp ja siis oli pakendi testgrupp. Palju see kõik nagu kokku aega võttis, et see läbi teha? No esialgne plaan oli mul launch ida ikkagi kuskil juba detsembri lõpus jõuludeks. Aga siis järgmine lubadus oli 1. märts ja tegelikult me nüüd launch ime täna. Nii et sihuke täiesti, see oleks võib-olla veel läinud edasi, aga lihtsalt mingil hetkel tuleb panna see punkt, sest minu aeg on lihtsalt see, et ma lähen suvel puhkusele ja me peame jõudma selle mudeli ju läbi teha, et ma ei tahaks nagu suvel tööd teha ja sellest see nüüd sattus ikkagi läks kogu aeg edasi. Nii et esimene suurem ämber, varuge aega. Kui panete omale deadline'i, pange pool otsa ja siis pange veel natuke otsa, siis ehk ei teki inimestel ülekoormus ja asjad kõik üksteise otsa, midagi kipub ikka minema. Nii et aeg oli raudne ämber. Isegi minul, kes ma olen ju, ma ei tea, kui palju koolitanud, kui pikka aega neid ette valmistanud. See online formaat on natuke teistsugune ja sina, Sigrid, tead kogu seda tausta, mis seal taga on, aga siis see pole ainult see, mis mina tegin. Ja kuigi mina olen avaliku esinemise ekspert ja olen kaamera ees olnud küll ja veel, siis ega see salvestusprotsess ka nüüd kõige lihtsam ei olnud. Tahad sa seda kuulda? ma olen selles suhtes, vaata, see on üks võib-olla hea põhjus, miks ma olen eelistanud laivis olemise kursusi et ma ei peaks tegema läbi seda, sest ma tean, et salvestamise nagu kui eraldi salvestada kursus, see ei ole naljaasi. See ei ole naljaasi, kui palju tuleb üles sealt igasuguseid ootamatuid olukordi ja takistusi ja siis olles me tegime ju sinuga ka seal sinu mastermindis läbi ja siis sa oled seal kaamera ees ja ei ole Sigrid, kes seal kaamera ees siis on et saada see nagu iseenda nii-öelda nüanss nüüd sinna ka ikkagi välja, kui sul ei ole seal teisel pool inimesi, et see on teine energia, on täiesti teine asi. Loomulikult ongi see, et ma usun, et kui seda piisavalt tihti teha, aga palju sa ikka neid salvestatud kursuseid salvestad versus see, kui palju ma olen live-kursustel, eks ju. Et seda nii-öelda paksu nahka kasvatada selle jaoks. Ja siin on ka veel vahe, kas sa teed, jah, laivis on see, et sa oled nagu paindlikum, sul on inimesi, kellele rääkida, sealt stuudios oled sa üksi seal purgis ja siis on sul ees hästi palju neid tekste, sest ma läksin siiski seda teed vaadates üle selle esimese versiooni, mis ma tegin testgrupiga. Kui ma räägin peas, siis ma lähen lendama, siis ma toon näiteid, siis ma ja seal on nii palju sellist vahtu. Et vaadates tagasi neid, kes on siin pikka aega teinud kursusi, ikkagi soovitavad, et kirjuta sõna-sõnalt välja. Ja siis tekib see teine probleem, see teksti on nii palju. Mul tuli mingi ligi 90 lehte vist, 80 midagi. Ja siis, kui sa hakkad neid lugema, siis tuleb ju see lugemise hääl juurde. Ja siis sa pead kuidagimoodi leidma selle, et sa ise ära ei vaju kogu selle ajaga. Et ämber number 2 kindlasti, kui teil on näiteks ütleme keskmiselt mul on ühe video pikkus 5 minutit ja siis neid on 20 või 21. No siis neid ei tee ühe päevaga.
Teeb ära küll, aga siis lõpupoole sa hakkad nägema, kuidas su silm on väsinud, kuidas nagu juba meik hakkab maha tulema, sa näed kõiki neid selliseid läikimisi ja asju, et selleks tuleb võtta aega. Ma arvasin, et ma loen lihtsalt sisse, sellega on korras. Vist tulin kell 12 stuudiosse ja vist lahkusin mingisugune 7:45 ja kell 6 pidin olema juba kellegi juures õhtusöögil, nii et mul kõik läks aga edasi ja siis mõtlesin, ma lihtsalt enam ei jäta pooleli. Ja esimesed korrad oligi vaja alustada peale lugemist niimoodi, et sa vaatad prompterisse ja sul on küll siinpool ja sealpool on ka need tekstid olemas, aga et see oleks siiski elus. Et see ei ole selline teine B, kes loeb maha ja lõpuks tee see ära, sest sa ei saa kunagi teada, mis töötab ja mis ei tööta, on ju. See kipub tulema see lugemise selline ta-ta-ta-ta või lähed tempoga liiga kiireks ja inimene ei jõua mõelda. Ja tegin selle lahenduse lõpus, et ma kuulasin mitu korda, kuidas see on, et ma ikkagi vaatan prompterisse, aga ma vaatan ka mujale, et see ei oleks niivõrd nagu masinlik, sest seda teeb juba AI. Ja edasi on inimestel võimalik valida, missuguse kiirusega. Ma valisin selle tempo, et mul on võimalikult hea diktsioon, et mul on võimalikult loomulik, et ma annan aega endale hingata ja et inimestel on aega mõelda. Ja kes tahab kiiremini, see saab panna pärast kiiremini. Et selliseid väikseid nüansse. Ja ka üksi jällegi õpetus, kui te lähete tegema sinna stuudiosse, siis pange õiged pealkirjad, vaadake, et teil oleks igal pool samad pealkirjad, et te olete õiges kohas, sest mis juhtub? Sa oled sellega nii palju tegelenud ja nüüd on sul see esimene salvestus ja teine salvestus ja kolmas. Ämber 2, väga suur ämber 2 oli see, et ma ei teinud kohe analüüsi ära pärast seda, kui ma testgrupiga kohtusin. Ja ma jätsin selle kõik sellesse perioodi, kus ma hakkan kõiki kokku panema. Ja siis tekkis ka selle viimastel päevadel tekkis juba selline segadus enda peas, mul on tunne, et ma olen kõike seda juba rääkinud. Ja et ma kordan ennast. Ja kus ühesõnaga tekkis siuke ja lugemise aeg tekib, hallo, sa juba rääkisid seda ja juba see mõte, see näovarjund otsast peale, et sest ta nagu lähed ära selle teksti eest, sa hakkad nagu kõhklema mingites asjades, aga väga selgelt suurelt tuleb panna ja teha analüüs kindlasti kohe ära, sest pärast ongi segadus. See konspekt tuleb teha vahetult järjest, sest ka ChatGPT hakkas täielikku jama ajama. Ja rõõmsalt räägib sulle selge silmaga ja mõtlesin, kuule, sa ajad mulle jama, on ju, see ei olnud see, ma juba rääkisin selles moodulis. Oi, vabandust, jah, juba rääkisid tõesti, eks, et noh, sa pead ikkagi usaldama seda oma aju ja mitte minema selle tekstiga, mis on sul kuskil välja mõeldud. Et mega kogemus. Ja siit võib-olla üks väga tähtis küsimus, mida juurde tuua, ongi see, et mis küsimusi te küsisite? Nagu mis juhendid te andsite testgrupile selleks, et saada päriselt siis see tagasiside, mis võimaldas sul selle kvaliteetselt ümber teha, mida üldse küsida siis? Ma võtsin siin lahti oma nii-öelda 4. nädala või 3. nädala küsimused ja mõned kordusid neist nädalast nädalasse ja neid oli päris palju, et kuidas sa hindasid üldiselt selle nädala sisu ja videote ülesehitust, siis kas iga video sisu oli sulle arusaadav ja missugune teema oli sinu jaoks kõige kasulikum, kas pakkus uusi mõtteid, kas kronoloogiline järjestus oli õige ja kas siin on uusi asju, mis pakuvad ja aitavad sul tõsta seda enesekindlust, mida see kursus lubab ja muuta harjumusi, siis siin oli meil ka vaja teha see nii-öelda kas liftikõne või selline lühitutvustus, et milline oli sinu kogemus enesetutvustuse ehk liftikõne koostamisel ja selle harjutamisel. Ja siis kirjuta ka siia oma lühitutvustus, vaat sellega läks ka rohkem aega ja seda inimesed tihtipeale vajavad väga verbaalset abi, et sellega ühele poole saada. Ja mõne jaoks oligi, et nad selle peale jäid toppama päris pikka aega, et kuidas see lõpuks nagu koostada. Aga õnneks selle puhul on ka üks hoolitus mis see nimi oli nüüd? Esmamulje maagia. Esmamulje maagia on 4 tundi, kus sa enesetutvusega tegeleda, nii et see on nagu, kui inimene sellest aru ei saa, siis tal on võimalik midagi juurde võtta. Siis kuidas sa ennast tundsid, sest minul on hästi oluline, et inimene ei läheks pingesse. Meil on pingeid elus nii palju, tuleb siit ja sealt poolt kogu aeg, et kui sa võtad koolituse ja see ajab sind ka veel nagu hulluks, et tegelikult peab olema hästi mõnusalt omas tempos, nii et sa tunned ennast, et sa jõuad iseendani, siis on sellest kasu. Ja et see enesetunne, kas sa teed neid asju rõõmuga või sa teed neid sellepärast, et peab, et mul on see hästi oluline, et kas ma suutsin ennast väljendada niimoodi, et anda neile
toetust, lohutada mingil hetkel, anda näpunäited, et kas see mõte, et avalik esinemine ei pea olema alati esinemine, vaid tegu on suhtlusega, et kas see tuleb välja sellest, mida ma räägin, siis milliseid edusamme nad tegid ja kas nad seda rakendasid ja kuivõrd nad tajusid oma suhtlemise mõju. Kas või kodus rääkides oma teenageritega näiteks või kas mõni märkas, et ta kasutab pidevalt käskivat kõneviisi oma lastega, kuigi ta tegelikult ei oleks tahtnud, aga läbi kuulamisharjutuste tuli see välja. Siis me läksime julgusega edasi, et näiteks postituste kommenteerimise osad, et mitte ainult ei laigi, me oleme kõik me saame kõik üksteist võimestada ja mõte oli selles, et kui ma laigin kedagi, siis on tore, aga pane sinna ka mingisugune kommentaar, mis aitab ja mida sa kirjutasid, kuidas see õnnestus. See ei pea olema mingi pikk traktaat, aga lihtsalt, et julgeda endaga välja tulla. Ja siis, et mis on see, mida sa vajaksid järgmisel nädalal või mis on see, mida peab siia vahele tooma. Ja et kui enesekindlalt sa ennast nüüd tunned võrreldes selle algusega, eks ju, panime mingid skaalad ja siis ma küsisin, mitu tundi neil läks nädalas ja ma olin väga üllatunud, kui palju tal läks 4 tundi selle peale. Mina arvasin oma lubaduses, et okei, nad kuulavad tund aega seda asja, ja tund aega teevad siis asju, neid ülesandeid, aga siis selgus, et see aeg läks. Nii et nagu sa näed, me oleme läinud väga detailideni. Näiteks mina puhtalt selle oma asja juures kogu aeg püüdsin näha, mis seal taga on, et nagu saada veel rohkem sellest asjast väärtust. Ja nüüd ongi siis väga palju, õigemini kõik ongi selle inimese kätes, kes selle kursuse võtab ja mida ta tegema hakkab iseendaga. Mul on tunne, et ma ei kuule sind, sest sa oled mute. Väga hea. Nii, mul on üks küsimus seoses sellega ka, vaata, et üks tähtis osa selle juures on kommunikatsioon. Kus kohas te selle grupi tegite, et see kommunikatsioon oleks võimalikult lihtne, et see nagu ise ei jääks takistuseks nendele testgrupi osalejatele, et see tagasiside andmine on nii keeruline, et ma pigem ei viitsi või et ei tekiks nagu seda plokki, et kuidas te selle lahendasite? Esimese selle suurema grupiga ma ei teinud Facebooki gruppi, sest ma reaalselt ei oleks jõudnud neile vastata. Kõik, mis neil olid küsimused, nad said tuua sinna ruumi ja kommenteerida ja oluline oli ka, et kui nad isegi olid selle vastuse tagasisides juba läbi mõelnud, siis nad andsid seda ka verbaalselt. See ei kujuta ette, kui palju õhetavaid nägusi oli, et see nagu praktika oli mõnes. Ja teise grupiga oli vastupidi, seal võtsid assistendid rohkem selle üle. See oli niivõrd tehniline, ja ma ise jäin haigeks, ma selle grupiga suurt ise suhelda ei suutnudki. Et ma lihtsalt nägin, et töö käib kogu aeg ja see oli Facebooki grupp. Ja Facebooki nad panid siis üles, et mul ei õnnestunud see ja siin tekkis see error ja siin tuli mingi huvitav ja siin selle arvutiga tuli see asi, et hästi palju sükest tehnilist kribukrabu, nii et nüüd on see tõesti risti ja hästi läbi käidud ja loodame, et toimib igatepidi. Ja siit võib-olla selline järgmine loogiline samm ongi analüüs. Kuidas teha siis analüüsi kõigele sellele, et sul on erinevad inimesed, erinevad vastused. Ma tean, et oluliselt lihtsam on analüüsi teha selle baasil, kui sul on küsitlus ja siis inimesed vastavad küsitlusi, siis sa saad kohe nagu sealt võtta, aga kui sul on antud ka verbaalselt tagasiside, siis esiteks, kuidas te selle kokku kogusite ja kuidas te seda siis kõike analüüsisite, et sealt omad järeldused teha? No vot siin nüüd ongi üks üsna oluline punkt. Mina tegin videod ja pärast transkribeerisin need videod ja siis ma lihtsalt käisin üle veel kord ja veel kord, et kas ma saan aru, kas ma tahan aru saada nii, nagu ma tahan aru saada või ma siiski pean olema puhtalt lehelt ja minema taas kord lugema, mida nemad mulle ütlevad, mitte seda, mida mina arvan, et nemad mõtlevad. See on suur vahe, sest me kipume minema nagu tagasi omas vanasse stampi ja ei, sa pead olema väga puhtalt lehelt, sest isegi mingite nende küsimuste või tagasiside või nende ütlemiste või nende hääletoonide tagant sa leiad, eriti suhtlemises, mis on seotud väga palju psühholoogiaga, ma sain väga palju informatsiooni. Kui kindlalt, kus kohas, et ma väidan, et mul on väga kindel, aga hääl alles väriseb, eks ju, et selles siin on väike vastuolu, et midagi ma jätsin tegemata, kuskilt läks harjutus ikka kiiresti üle. Ja küsisingi konkreetselt, et mul on tunne, kas nii on, ja nad olid väga mõnusalt kriitilised, et kui te arvate, et testgrupp tuleb ja ütleb sulle ainult kuldaväärt sõnu, nad ütlesid kõiki kuldaväärt sõnu, aga mitte kõik ei pruukinud mulle meeldida. Ja siis sa pead kuidagi selle enda siin ära panema, et ei,
et seda juttu sa saad rääkida nendele, kes juba on kuskil televisioonis ja teevad suuri asju ja on mingid suured juhid. aga mul on siin see sihtgrupp, et nagu väga raudselt kogu aeg analüüsida just seda, tulla tagasi, miks ma seda teen ja kellele ma seda teen ja mis on see tulemus. et need 3 küsimust kogu aeg peavad tulema tagasi, lugedes neid analüüse või kuulates, mida nad räägivad. ja vot sinna läks aega. Sinna läks väga palju aega. Et teha omale need käsitsi märkmed, teha omale siia fail, kus kohast sa saad, et see on niisugune väga, seda läks palju ja ma arvan, et väga paljud seda võib-olla ka pelgavad, sest see on tüütu ja see ei ole üldse mitte nii kiiresti, et nips ja valmis või mõeldud tehtud, sa ikkagi tuled tagasi, sa seedid ja sünteesid. Ja mul oli kohati tunne, et kui ma muidu töötan üle keskmiste ja võimekate kõnelejatega, kellel on vaja teha suuri asju, välismaised kogemused, suured partnerlused, esindamine ja nii edasi, siis nüüd järsku on täiesti nagu uus toode ja uus sihtgrupp, ehkki see valdkond on sama. Ja vot see pani mind mõtlema, et kui palju peab üks koolitaja tulema trepiastmeid alla, et taaskord võtta nad käe kõrvale. See oht on ju alati libiseda üle, sest sa ise lendad seal kuskil. ja seda ma tean väga-väga hästi ka endast käest, et me eriti nagu alustajatel seesama mõte, et aga see sobib kõigile, nagu kõigil on ju vaja täpselt seda, aga seal on erinevad hirmud, seal on erinevad takistused, eks ju. Ja tihtipeale on ka see, et nad ei vaja nagu mingi sihtrühm, ei vaja nii palju informatsiooni, vaid nad vajavad midagi muud sealjuures. Et see on väga äge, et see tuleb nagu nii hästi välja ka selle testgrupi juures ja aitab tegelikult ette valmistada selleks sihtrühmaks palju paremini. Nüüd see sisu sihtgrupp oli siis see, eks ju, kes sisu poolest andis, aga kas see siht või see testgrupp, kes oli sul pakkumise jaoks, kuidas nagu see tehtud oli täpsemalt, sest et seal on mul natukene nagu, ma suudan ette kujutada seda sisu poolt, aga mida te tegite selles pakkumise siis testgrupis, et kuidas te seal nagu seda tagasisidet saite, mille kohta te tagasisidet saite, et see pakkumine siis nii-öelda ära viimistleda? No kõigepealt oligi puhtalt, me jagasime seda informatsiooni laiali. Palun saada kellegile, kes mind ei tunne, et see hakkas sellest peale, et lükata võimalikult kaugele. Ja inimesed, kes võiksid seda vajada ja kellel on huvi siiski tulla, kellele meeldib see nikerdamine ja tähe närimine ja mingite, ma ei tea, Diana leidis paar päeva veel enne, kui me hakkasime asja üles panema 22 lehekülge täiendusi, no kujutage ette, noh. Et ikka uskumatu ja ta tegi seda veel nii kiiresti ja nii korrektselt, mingid noolekesed, kuskil on üks tühik puudu ja nii edasi, et no mega, nagu mega. Nii et kui ma ise ei saanud, ütleme, ma hakkan jälle lõpus peale, et kui ma ise ei saanud kursusele ligi, siis ma veel natuke isegi nagu viibisin, sest noh, ma ei tea ju, mis seal on ju, sa ei tea, kuidas see kokku läheb, kõik need kujundused ja asjad. Ja kui ma lõpuks selle avasin, ma olin nagu läksin üksipäini kodus ja vaatasin seda lugu, et need inimesed tõesti, nad ei tundnud mind, nad olid täiesti puhtalt lehelt ja mida nad siis tegid, oligi see, et nendel oli nüüd see salvestatud versioon olemas. Nendel olid kõik need tekstid olemas, nendel olid juba see nii-öelda töövihiku osa oli olemas. Neil oli kõik see vaja kokku panna, nendel oli vaja nüüd näha, kuidas nad avanevad, mis need formaadid on, kuidas käib teekond ostuni, mis siis tuleb vastu, kas seal on korrektselt kõik kirjad olemas, miks ei tule, miks mingisugune sisselogimine ei õnnestu, hästi palju sihukest tehnilist kriburabu. See oli puhtalt nende teha ja sellepärast ma jään seda sihtgruppiga nii suureks ja mõnedel läkski elu, tuli vahele, ikka tuleb elu vahele, aga need, kes tegid nende inimestega, me saime ikkagi väga-väga hästi tehtud, nii et müts maha. Väga äge, et see on üks sihtgrupp, mille peale ma isegi tulnud ei ole millegipärast. Tobedalt on ju pakendi sihtgrupp. Pakendi sihtgrupp, jaa. Ei, aga kõlab tegelikult väga loogiliselt. Et kas oli ka mingisuguseid olukordi, kus sa tundsid, et mõne võib-olla oli nagu hästi palju mingisuguse ühe testgrupi inimesega või tegid seda tegelemist rohkem? Me leppisime niimoodi kokku, et me ei suhtle. Et noh, lihtsalt kui see 26 inimest lisaks kõikidele mu klientidele, et kui nemad oleks ka veel võtnud ühendust ja mul läheb vastamiseks aega, siis ma arvan, et praeguse 800 emaili asemel oleks mul raudselt kuskil 2000 vastamata emaili. Et see lihtsalt nagu füüsiliselt ei olnud võimalik ja nad olid väga mõistvad ja kogu see tagasiside, mis tuli, oli nii konstrueeritud, see tagasiside täiesti nagu konstruktiivne on see sõna, eks?
et mitte konstrueeritud, vaid konstruktiivne, et see oli nii, sest ma tundsin nii ja siin oli mul auk ja ma ei mõistnud seda, et see oli hästi-hästi lahe. Või siis keegi ütleb, et näiteks ma oma arvutist saan ilusasti ligi, aga vot töö juurest arvutist ei saa. Sama toode, eks ju, on üks nagu tõesti detailidesse minek. Et neil oli tegemist, oli päris palju. Aga jah, nemad said siis selle kursuse nii-öelda omale päriseks ka. Nii et kõigil oli nagu kasu. Ja nüüd siis vaatame, kuidas läheb. Ei tea ju. Üks küsimus tuli tegelikult veel seoses selle sisu testgrupiga. Kas sa siis tegidki nagu iga nädal neile salvestasid nagu video, mille sa siis neile saatsid ja siis nad vaatasid seda ja andsid selle põhjal tagasisidet? Selleks korraks, kui me kokku saime, pidi olema video juba läbi vaadatud ja harjutused tehtud. Okei. Et see kogu see protsess, see kõlab nagu hästi suur töö ja see kindlasti oli ka omajagu suur töö, nagu arusaadav ka tegelikult, sest et see üks asi, mille mina tahan väga palju teades seda, nagu ma olen ka muidu konstruktiivsele kriitikale väga avatud, aga kui seda tuleb intensiivselt tuleb nagu üksteise otsa, siis tekib see natukene selline, mitte kaitserefleks, aga tuimus selle vastu. Okay. Kui sul oli selline intensiivne periood, kus sa said seda tagasisidet nii palju, siis kuidas sinule tundus see protsess? Kas mingil hetkel oli ka natukene see, et peas tekkis, et see ei ole nii tähtis või nagu mingisugusel hetkel sa tundsid, et su tähelepanu sellest, et võtta sealt see kuld välja, natukene nagu hajus? Mul on tunne, et me saime selle sihtgrupi valitud vist niivõrd hästi, et kõik, mis tulid suhteliselt sama asja peale. Okay. Ja mingid nüansid kõrvalt, nii et kui esimene tunne nagu, päriselt või? Siis nagu, ja neil on õigus, sest nad põhjendavad selle ära. Ja et see asi, mis mul on elementaarne, et seisa kahe jala peal ja ole sirge seljaga, siis mis see sirge seljaga tähendab või kuidas kahe jala peal, kus ma käed panen? Et nii palju on lisaküsimusi, et sa pead lihtsalt neid asju ütlema nii nagu lastele, eks ju, nad ei ole kunagi kogenud esimesi asju tehes. Ei, mul ei tekkinud sellist, ma olen hästi tänulik, kui keegi julges öelda. Ja nad said nagu hoogu sellest ja keegi vist ütles ka, ma ei tea, kas Klaire või keegi, et me siin tümitame siin tund aega, sina ikka naeratad. Muidugi ma naeratan. Minu toode tuleb pärast tänu teile nii palju tugevam, et inimesed, et ma saan raudselt öelda, et mitte keegi ei raiska oma aega, kui nad selle kursuse võtavad. Et see oli mulle hästi nagu väga hea tunde tekitas, et nad olid nii südamega asja juures ja tegid kordi paremini, kui ma üldse arvasin, et võib teha. See võib-olla on isegi hea mõte selle koha pealt, et testgrupp aitab kõik need nagu koguda ühte kohta, nagu ühte ajaperioodi. Et ma arvan, et võib-olla raskem versioon olekski see, et kui see nagu kursus on väljas ja siis sa võib-olla saad nagu mööda minnes või nagu mingisugustel suvalistel hetkedel seda, et siis on nagu võid olla teises mentaliteedis, aga kui sa oledki selles mõtteviisis ja selles nii-öelda vastuvõtuks ennast häälestanud, siis see kindlasti nagu aitab kaasa. Ühe asja panen veel enne, kui me otsad kokku tõmbame, et küsige inimestelt ka lõpus tagasiside. Ma tegin iga mooduli kohta tagasiside, aga ma unustasin üldise tagasiside küsimata, mistõttu nüüd ma sain toetuda ainult nendele tagasisidetele, kes mulle tõesti saatsid. Üks inimene saatis mulle, et sa ei kujuta ette, et mina, kes ma kaotasin töö, ma kaotasin iseenda, ma ei julgenud mitte midagi teha, ma olen eluaeg ainult ühte tööd teinud ja nüüd minna kuskile töövestlustele, aga ma tegin seda ja mul on tänaseks töö. Ta arvas, et ta on nagu pikalt maas. Ja teine inimene kirjutas, et tänu sellele läbimisele, selle programmi lägimisele ma julgesin võtta enda jaoks suurema projekti, kus ma pean inimestega kommunikeerima ja teen neid asju suure rõõmuga, sest ma tean nüüd, kuidas teha ja ma tean oma väärtust. Et selliseid tagasisidemeid tuli täiesti nagu keset päeva kuskil ilma küsimata, mis on loomulikult hästi suur väärtus ja andis ka, et mul ongi veel jäänud küsimata testgrupi käest, et nüüd, kui me oleme lõpetanud selle detsembris või oli see isegi novembris, kui me lõpetasime, et kui palju on säilinud tänaseks, sest mind ikkagi huvitab mitte ainult see, et korraks on hästi ja siis kaob kõik ära. Nii et see küsimus on veel küsimata, nii et natuke veel testgrupiga tahaks suhelda. Väga äge. See on tegelikult väga hea point, ma korra toon nagu selle välja. Kui me räägime tagasisidest, siin on 2 erinevat sorti tagasisidet. Üks on konstruktiivne, mille abil sa parandad toodet ja teine on see,
mis on selle jaoks, mida sa saad jagada pärast, eks ju, kursusega, et mis on see tulemus, mida inimesed tundsid selle nii-öelda üldises pildis. Et see on võib-olla tähtis erisus, mida tulebki nagu välja tuua ka, et kui sa teed testgruppi, siis on hea saada mõlemat, sest et siis on sul nii-öelda launch'iks olemas ka need tagasisided, mis aitavad seda tulemust rohkem välja tuua. Aga sellega imelist päeva jätku teile, meil on olnud imeline päike siin juba mitmed päevad, D-vitamiin järjest langeb või nagu langeb naha peale. Langeb alla D-vitamiin. Kukub alla taevast. Ja suur aitäh sulle, Sigrid, ja aitäh kõigile kuulajatele. See valdkond on midagi, millest muutus minu elu sellest hetkest, kui ma tegin selle otsuse, et ma julgen, tahan ja proovin, ja siis hakkas üks väga põnev teekond. Ja kui inimesed teavad mind praegu, kes umbes räägib ja pole mingit probleemi, siis see pole kogu aeg niimoodi olnud. Ka mina olen hakanud algusest. Nii et elukool on olnud pikk ja konarlik, aga see on kõik selle hea tulemuse nimel, et aidata teid samavõrra edasi. Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigridsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.